Reformipoliitika eesmärk on saata kõik Ühendkuningriigis ebaseaduslikult viibivad immigrandid 5 aasta jooksul välja. Need on ju päris inimesed. See võiks olla keegi nagu sina. Kui sa oled selles riigis ebaseaduslikult, saadetakse sind tagasi riiki, kus sa tulid. Lihtsalt öeldes, kui sa hääletad Reformi nõukogu või Reformierakonna saadiku poolt, garanteerime, et sinu lähedusse ei tule migrantide kinnipidamiskeskust. Kui sa aga hääletad roheliste poolt, on väga suur tõenäosus, et sinu lähedusse tuleb selline keskus. Nii saab igaüks selle, mille poolt ta hääletab. Mäletad, kui hullumeelne see oli, kui mehed, kes ebaseaduslikult riiki sisenesid, said riiklikus ringhäälingus üleriigilise platvormi, pea meeles sinu rahastatud, et pidada sulle loengut turvalise piiri olulisusest. BBC mängib jälle räpast mängu. Ja kui sa kunagi tahtsid tõestust, et peavoolumeedia töötab riigi vastu, siis BBC ongi see tõestus, mis sulle kuldvaagnal ette kantakse. Sest paljud meist on mõelnud, kuidas on võimalik, et Ühendkuningriik on langenud nii madalale, nagu ta on langenud. Kui sa kuuled seda järgmist lugu, siis võid hakata mõistma, et kui sul on meediakanal, mis esitleb end peavoolu hääle või valitsuse hääle toruna, aga samal ajal surub ohtlikke ideoloogiaid Inglismaa rahvale peale. Võib-olla ongi loogiline, et Inglismaa on lagunenud nii kaugele, kui ta on. Te ei ole selleks looks valmis. BBC on tabatud otse teolt. Kas sa mäletad, kui nad paigutasid ebaseaduslikud migrandid Question Time'i publiku hulka, et mind varitseda ja küsida, kas Reformi valitsus saadaks nad välja? Neile, kes ei tea, siis see mees tuleb erakonnast, mis on väga tugevalt immigratsiooni vastu ja pooldab remigratsiooni. Ta tegi kunagi selle video, mis oli omal ajal väga viraalne. Ja minu arvates võis see olla üks kõigi aegade parimaid poliitreklaame. Ma ei arva, et see oleks liialdus. See on Zach Polanski, tuntud ka kui rindade sosistaja. Ja tuli sinu juurde ning küsis, kas sa saad hüpnoteraapia abil mu rindu suuremaks teha. Ja sa ütlesid jah. Aga mõistus üle mälu on vaid üks Zachi paljudest hulludest ideedest. Kuna ebaseaduslikud migrandid jätkavad meie rannikule saabumist, ütlevad Zach ja tema roheline partei, et nad tahavad, et Suurbritannial ei oleks üldse piire. Nüüd on selge, et läbikukkunud ülikoolipartei ajastu on läbi ning meie riigi hingepärast käib võitlus Reformi ja roheliste vahel. Seepärast kuulutame täna välja olulise uue poliitika. Selleks, et kõik ebaseaduslikud migrandid Suurbritanniast välja saata, peame korraga kinni pidama 10 000 inimesi. Migrandid ei saa nendest kinnipidamiskeskustest lahkuda ja igaüks neist hoitakse seal paar nädalat enne väljasaatmist. See on meie lubadus. Reformitud valitsus ei paiguta ühtegi migrantide kinnipidamiskeskust, ühtegi ringkonda, kus on Reformierakonna parlamendi liige. Me ei paiguta neid sinna, kus Reformierakond kontrollib volikogu. Ja ülejäänud piirkondade puhul eelistame rohelisi parlamendiringkondi ja roheliste kontrolli all olevaid volikogusid, et paigutada sinna migrantide kinnipidamiskeskused. See tähendab piirkondi, nagu just siin Brightonis. Lihtsalt öeldes, kui valite Reforminõukogu või Reformierakonna parlamendiliikme, garanteerime, et teie lähedusse ei tule migrantide kinnipidamiskeskust. Kui aga hääletate roheliste poolt, on väga suur tõenäosus, et see tuleb. Nii saab igaüks selle, mille poolt ta hääletab. Külastage votegreen.illegals.com. Suurbritannia on katki. Suurbritannia vajab reformi. Ma arvan, et sa saad ise aru, miks see on tõenäoliselt üks kõigi aegade parimaid reklaame, sest see räägib enda eest. Selle asemel, et püüda inimesi veenda enda poolt hääletama, pane nende enda poliitika nende vastu tööle. Et kui sulle ei meeldi, mida keegi teine teeb, siis lihtsalt tõesta inimestele, et ka neile see ei meeldi. Igatahes, see pole selle video mõte, aga see on see mees, keda me praegu vaatame, sest inimestele tõesti ei meeldinud, kui enesekindel ja rahulik ta oli selle immigratsioonivastase poliitika teemal. Ja seetõttu lähebki ta BBC-sse seda arutama, mis on poliitiku puhul, kes meediast palju tähelepanu saab, üsna tavaline. Vaatame, mida nad tegid. Reformipoliitika eesmärk on saata kõik Ühendkuningriigis ebaseaduslikult viibivad immigrandid 5 aasta jooksul välja. Need on ju päris inimesed. See võiks olla keegi nagu sina. Kui sa oled selles riigis ebaseaduslikult, saadetakse sind tagasi riiki, kus sa tulid. Kas ma võin lihtsalt öelda, et see, et nad kasutavad seda meest, kes on selgelt migrantide taustaga, on osa geniaalsusest, sest nad tahavad selgelt näidata, et me ei kavatse välja saata kedagi, kes pole ilmselgelt valge ja briti päritolu. Me tahame välja saata kõik, kes on siin ebaseaduslikult. See on suur erinevus. Kui sa tulid seaduslikult, siis väga hea, tubli. Selgub, et need ebaseaduslikud migrandid ei olnud mitte ainult publiku hulka paigutatud, vaid neid juhendas sõna-sõnalt avatud piiride heategevusorganisatsioon.
mida öelda. Seda kinnitab tänastes hämmastavates raportites ajaleht The Telegraph. Ja selle avatud piiride heategevusorganisatsiooni tegevjuht juhtus samuti olema selle saate Question Time publikus ning loomulikult valis Fiona Bruce ta täiesti juhuslikult välja, et ta saaks esitada veel ühe küsimuse, mille kaudu Briti rahvale moraali loeti. Mäletate, kui hullumeelne see oli, kui mehed, kes ebaseaduslikult riiki tungisid, said riiklikul ringhäälingul üleriigilise platvormi. Pidage meeles, teie rahastatud, et teile loengut pidada turvaliste piiride olulisusest. Ja tegelikult üks neist, ma tõesti ei suutnud seda uskuda, hakkas oma telefonist ette lugema, mis oli tol hetkel üsna selge märk sellest, et talle öeldi, mida öelda ja talle anti tema repliigid ette. Ta hakkas rääkima sellest, kuidas Suurbritannia ei peaks lahkuma EIKast ja isegi Põhja-Iirimaa protokollist. Ma ei teadnudki, et mehed, kes murdsid riiki Iraanist vaid mõni aeg tagasi, juhtuvad olema Briti konstitutsioonilise õiguse eksperdid. Nüüd me teame, miks. Nad olid sinna paigutatud ja juhendatud, mida öelda, ning see avatud piiride heategevusorganisatsioon andis neile ette, mida rääkida. BBC teadis sellest ja nad olid seal ainult ühel põhjusel – olla vahendiks ja mehhanismiks BBC avatud piiride propaganda levitamisel. Tõsiasi, et nad üldse publikus olid, on häbiväärne. Veel hullem on see, et BBC selle varjas. Ma kardan, et BBC on moraalselt pankrotis. Ja praeguseks võite juba eeldada, et iga uudis, mida BBC-s näete, on tegelikult avatud piiride heategevusorganisatsiooni salajane operatsioon. Ma mõtlen, see on tegelikult hullumeelne mõelda, et teil on riigi rahastatud meediaettevõte, mis töötab ilmselgelt riigi huvideseks. Nii et see on loogiline, et nad üritavad suruda peale mõtet, et immigratsioon on imeline, aga samal ajal lubavad seal illegaale. Kas sa suudad tegelikult ette kujutada, kui sa oleksid, ma ei tea, näiteks Valges Majas ja keegi, kes oli Mehhikost ebaseaduslikult sisse tulnud, oleks Valges Majas mingil üritusel? See oleks hullumeelne. Nad arreteeritakse, sest nii tehakse, kui siin on illegaalsed inimesed. Aga selle asemel kasutavad nad neid inimesi oma uskumuste ja propaganda peale surumiseks. See oli üks kõige sürreaalsemaid, hullumeelsemaid ja pöörasemaid asju, mida ma olen näinud. Ja nüüd oleme täna teada saanud, Michelle, et see, mis tol ajal oli selge. Esiteks, et need inimesed olid BBC-sse paigutatud ja teiseks, et neid tegelikult juhendati ja neile anti isegi ette, mida öelda. Ma mõtlen, isegi selles klipis oli näha, et ta luges oma telefonist ja see mees oli väidetavalt tulnud Iraanist väga lühikest aega tagasi. Ja äkitselt oli ta Ühendkuningriigi põhiseadusõiguse ekspert. Ta pidas loengut Briti inimestele ja mulle paneelis selle kohta. Kui kohutav see oleks, kui me lahkuksime EIK-st. Ja kuidagi oli tal ka väga hea teadmine Põhja-Iirimaa protokollist. See on kuidagi selline, et ma ei tea, mis BBC-l järgmiseks plaanis on. Kas neil on pärast eelarvet, kas nad kutsuvad mõne süüdi mõistetud pangaröövli kohale, et saada nende vaatenurka? See oli üks hullumeelsemaid asju, mida ma kunagi näinud olen. Nüüd, mida me täna Telegraphis teada saime. Tead, üks asi, millest me tihti ei räägi, on see, et kui mõni väljaanne sulle korra valetab, siis võib-olla sa annad neile andeks. Aga see peaks olema suur ohumärk. Aga kui sa juba tead, et nad tõesti täielikult ja sihilikult manipuleerivad sinu vastu infot, siis peaks see sulle selgeks tegema, et selle suhtes tuleb väga ettevaatlik olla. Selline lugu ei ole suur asi, mitte sellepärast, kui hull see lugu iseenesest on. See on suur lugu, sellepärast, et see näitab ja tõestab, kuidas Inglismaa meedia, riiklikult rahastatud meedia, ei pelga üldse ebaseaduslike agendade edendamist. Ebaseaduslik. Nad on valmis kuulama ebaseaduslikke inimesi, seaduse vastaselt, tead küll, valitsuse seaduse vastu. Siia me oleme jõudnud ja see on osa sellest, kuidas Inglismaa on hävitatud. Sest kui sa lubad sellist korruptsiooni sellisel tasemel just nende kaudu, keda inimesed on kaua usaldanud ja uskunud, nagu BBC, siis näete ise, sõbrad. Üks selline lugu on piisav, et öelda, et sa ei saa sellist peavoolu meediat usaldada. On hirmutav, millega nad võivad pääseda, aga veel hirmutavam on see, et inimesed ei saa sellest aru. BBC on suur põhjus, miks Ühendkuningriik on nii kaugele langenud, sest nad on surunud inimestele peale ideoloogiaid, mis on valed. On vale anda seaduslikkust millelegi, mis on ebaseaduslik. See on lihtsalt vale. Nii seadus töötabki. Kui miski on ebaseaduslik, siis see ei ole selles riigis lubatud. Ja ometi nad suruvad seda peale ega karda seda teha isegi parlamendi liikme ees. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.